See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund eetris, stuudios Tarmo Tähepõld, Margus Pipar Geeniuse autoportaalist ja täna on meil selline saade, 2 viimast saadet olid meil külalised, kes kuulas näiteks Metsakutsu saadet, siis nüüd võib minna YouTube'i, Metsakutsu pani üles oma selle Porsche projekti hetkel viimase osa, kus ta räägib siis ka kuludest, mina ei ole seda veel vaadanud, aga kui kellelgi jäi nagu kripeldama, et palju siis selle asja tegemine kõik maksma läks, siis minge vaadake YouTube'ist seda videot. Aga täna on selline tavapärasem autotund, mõned uudised, mõned autojutud, üks läbiv teema on võib-olla kütusesääst. Kütuse hind hetkel on küll natukene alla tulnud õnneks, aga see ei tähenda, et ei võiks sõita säästliku autoga inimene. Aga sellest, mis sellest nädalast meelde jäi, no võt, siin ma nüüd hakkan virisema, õigemini selline huvitav asi nagu Bolt Drive'i juhiskoor. Sina vist ei kasuta Bolt Drive'i? Jah, ma Bolt Drive'i ei kasutanud, taksoga ma sõidan küll aegalt, aga autosid ise ei rendi. Kuidas suudad niimoodi? Mul on ka nagu ju oma autod olemas ja kõik, aga mul nagu jube tihti tuleb ikkagi ette seda, et või sinu piirkonnas, sina oled Kristiines, kas seal ei vedele neid nii palju, et nagu oleks mugav jah, kasutada? Kindlasti on see natukene tülikam, sest kui ma ütleme viimati pool aastat tagasi või niimoodi mõned korrad kasutasin, siis ikkagi nagu oma tänavalt või ütleme mugava jalutuskäiguga enamasti ei saa. Okei, siis ma saan aru. Aga teisest küljest ma ei mõista jälle sind, sest mul ei lähegi neid üldse vaja, et ma kas liigun jala või mina liigun ka palju ühistranspordiga, võib-olla selles on asi. No minul on, mis need on, viimase aja nagu kasutusmude ongi põhiline on mul lennujaama minek, aga vist ongi see vahet, et mina saan hommikul võtta oma maja kõrvalt, harva peab jalutama rohkem kui mingi 300 meetrit. Just, see on ja see on palju odavam kui takso, see on palju mõnusam kui takso, et ma ei pea nagu muretsema, kas see takso tuleb, ilmselt tuleb, aga nagu kuidagi siuke. Ja mul üldse taksoga ei meeldi sõita. Okay. Kes mäletab, siin oli see jõudne liiklusraivu juhtum, mida ka meie portaalis näha sai seda videot, kus mingi Ford Raptori mehel viskas katuse nii maha, et ta tegi mingeid vastassuunas manöövreid, keeras teisele just kuskil Aabersti ringil, karjus, märatses. Mul ka siin Delfist siis tema argument, et kui asi siis lõpuks kohtusse jõudis, et miks kindlasti talt ei tohiks lube ära võtta, et esiteks ta on peres ainuke lubade omanik ja siis pere ja takso ei ole tema jaoks variant, sellepärast et tal tekib seal taksos ärevus, sest et roolis, ta ei tea, kes on roolis, et millised on tema oskused ja need, et see oli üks, mul sellist ärevust ei ole, et kas mu taksojuht oskab sõita. No võib-olla ta ei oskagi see suva, mulle lihtsalt ei meeldi seal muud asjad. Nii, aga Bolt Drive, mina kasutan palju. Bolt Drive siin eelmine aasta juba tõi välja sellise asja nagu juhiskoor, ehk et sinu käitumist roolis mõõdetakse siis telemaatikaga, ehk siis kiirusületamine, mis on kogu sellest asjast ainuke päriselt mõõdetav nii-öelda asi. Aga kas sa tead, mida nad siis veel hindavad? Ülejäänud asjad on needsamad seade mõõdab pidurduse järskust, kurvi pööramise järskust ja kiirendamist. Et jah, need asjad on võimalik mõõta, aga sellel hetkel, ta ei tea ju, mis see kaasus on, miks ma pidurdasin, mis mõttes kurv, okei, ma ütlen kohe ära ka, et jällegi, mulle see teenus väga meeldib, ma üritasin niimoodi, et kuidagi nagu pihta anda lihtsalt. Ja see kõik on mäng. See juhiskoor on mäng, kuniks ta enam ei ole. Selles mõttes, et kui see hinnaja on siis 100 ja kui su keskmine on 95 siis hakkab saama preemiaid. Siin aprillis tutvustati esimest preemiat, tegelikult see oli juba varem, aprillis nad tegid pressiteate, on see, et sa saad autot broneerida 15 minuti asemel 25 minutiks, mis on väga hea. Mõnikord on see auto kaugel või sul on vaja veel midagi ära teha, aga bronnid igaks juhuks ära. Just, et sa näed, et kuule, minu lähedal on, ma bronnin ära, ma jõuan siin veel mingid asjad ära teha, aga auto on mulle. Väga hea preemia, sobib. Sain preemia kätte, mul olid väga ilused 100 sõidud, enamik on 100. Ja me räägime siin ikka väga mitmest sõidust, see ei ole niimoodi, et mul oli 2 head sõitu. Järgmine sõit 72 Okei,
vist oli juhus. No seal mingi paar järsku pidurdust, mingi kiirusületamine, võib-olla tõesti, ei mäleta, vaatasin seda palju hiljem, eks ju, ei mäleta enam, mis see sõit toimus. Tegin vist mingi järgmised 4 sõitu jälle 100-100-st ja üldse tegelikult ma ei mõtle selle peale, noh, ma lihtsalt sõidan nagu sõidan. Nii, sain tagasi oma preemia, järgmine sõit 88-100-st, no okei, ei kukkunud veel, peale seda 64-100-st, kukkusin jälle välja. Siis hakkasin lähemalt vaatama, samal päeval, et mis ma siis tegin. Ma tegin Paldiski maanteel selle, mul on jälle tunne, et ma olen kellegile sellest rääkinud ja vabandust kuulajad, kui ma olen sellest siin saates rääkinud, ma ei usu. Just praegult oli see tunne, et kas ma praegult kordan ennast. Sa kordasid, kuskil koosolekul rääkisid okay, selge. See maja, mis on Paldiski maantee 80, mis ennem oli see must, siuke puid, karkassiga, nagu see oli G4S maja, nüüd on seal vist sotsiaalkindlustusamet või midagi, no sõidad Rocca al Mare poole, keset teie äärt. Sealt tagant võtsin auto, Bolt Drive'i, pöörasin Rocca poole ja siis esimesel võimalusel tegin tagasi pöörde linna suunas. Seal oli kohe kohe on maja ees olemas peale. Nii vaatan äpis, seal äpis ta näitab pärast ära sinu mõõde selle konkreetse rikkumise ja saab vaadata ka, et nagu vaata kaardi peal, kus see toimus. Tagasipööre oli hard turn, ühesõnaga Bolt Drive arust ma olin teinud liiga järsult. No ma ütlen, ma otseselt ei lennanud kässariga nagu seda, noh, seal ei saagi, seal on peatee, ma pean teed andma, et ja noh, ma tõesti ei ole enam närviline juht, võib-olla nagu nooruses, noh, nüüd huljalt on vaja kõik kurvid võtta. Olgu. Nii järgmine hard turn, siis kui pöörab see Paldiski maantee sõlesse, vasak. 2 rida läheb vasakule. Ja kui sa lähed liiklusvoos, siis põhimõtteliselt sa võid selle kurviga võtta 40 täiesti rahulikult ilma, et sul nagu kuidagi, noh, istmest välja vajuks või rehvid viliseks. Jälle hard turn. Ehk et reaalsus on see, et ta hindab hard turniks või nagu reeglite rikkumiseks täiesti tavalised manöövrid. Just, ja siis ma juba kirjutasin, küsisin, kolge, et mis, noh, kuidas lihtsalt ajakirjanikuna, et siin ma nägin seda oma Facebookis, keegi veel kurtis, et kuidas siis mõõdetakse, noh, tuligi hästi, et see on, noh, eks me seda kogu aeg tuunime, meil on see on telemaatikaseadmed, mis mõõdavad ja ikkagi see on hästi palju teinud seda meie autode kasutamist, noh, üldiselt nagu turvalisemaks, õnnetusi on vähem, ma kõike seda usun. Eile sõitsin, panin loo üles ja kõik ilusti, väga neutraalne, ma üldse, noh, nagu lihtsalt teistelgi tekib küsimus, et küsisin Bolti kommentaari, ja ma otseselt nagu nüüd seda fooliummütsi pähe ei panna, et nad nagu meelega kukutavad, et nii kui ma oma preemia levelile saan, et siis on nagu koodis, noh, see giftis ten nagu kukutada sealt alla. Hakkan nüüd järele ronin sinna selle poole eile sõit 46-100-st. Nagu ma oleks, no ma läksin ja Bolt mulle ütles ka, et ja kui ikkagi te, noh, midagi tundub veidud, kohe võtke meie kliendi toega ühendust, et see saab midagi üle vaadata seal. Kus need hard breakingud olid? Üks oli siin Kopli tänaval, kus on trammi peatus ülekäigurada, kitsas kalamaja, ma andsin ühele väiksel lapsel teed. Ma ei löönud pidurit põhja, see ei olnud nagu... Ja siin on nii vähe liiklust, kas siin oli vähe liiklust, 30-ga nagu... Väga kaugelt näed juba ära, mis toimub, on ju. Ja teine oli registreeritud, mis on Telliski tänaval, see raudte üle. Ma lihtsalt sõitsin üle raudte, seal on hästi palju, mingi 6 rööpapaari vist. Ma arvan, et seal see telemaatikaseade lihtsalt selle peale, et see auto nagu rappus või... Noh, ta arvas, et ma tegin mingi hard breakingu. Okei, pöörduge kliendi toesse. Pöördun kliendi toesse. Nii, kirjutame siis. Ja noh, siis sealt nagu, kõigepealt ma saan aru, et võttis nagu robot vastu, ma kirjutasin, et mul on küsimus oma juhi skoori kohta, see on veider, ma ei ole rahul. Aha, meie meeskond vaatab üle, kohe võetakse teiega ühendust. Nii, siis võtab ühendust. Keegi älis. Kirjutan ära, mis mul jälle. Ja siis tuleb selline, vist on ikkagi AI. Või on inimesel seal lihtsalt see, et kõigepealt selgitab, et juhiskoor on Bolt Drive'i funktsioon, mis peegeldab kasutajast sõidustiili reaalajas. Noh, meetme põhimõtteks on sinu turvalise tagamine. Ma ei küsinud, mis on meetme põhimõtteks. Ma palusin üle vaadata konkreetse juhtumi, et sellel hetkel ei olnud võimalik. Et nii, selgitasin. Skoor võib olla subjektiivne ning fikseerib järskil liikutusi selleks, et tagada turvalisus. Kui skoor langeb liiga madalale, siin on trükiviga, nii et see on päris inimene. Siin on liigasemene liiga kirjutatud. Siis me võime sinu kasutamist piirata, kuid hetkel peaks kõik normis olema. Ilusat päeva jätku.
pöörduge kasutajatoesse, ühesõnaga, see on mäng, aga lihtsalt see, et kui näiteks minu skoor mingil põhjusel langeb liiga madalale, nad võid hakata minu kasutamist piirama, ma ei ole seal lähedalgi, keskmine on mul 88%. See on päris haarav mäng, nüüd ma võtan seda kõike veel eriti isiklikult, aga kui on mäng, siis mängul peavad olema nagu ausad reeglid, eks ole, et sa mõistad neid ja sa tead, kuidas see mäng käib, et see on sul täiesti kontrollimat praegu, eks ole, et kuidas sul nagu skoori maha täpselt, eriti kui ma just kirjutasin sellest loo, ma olin väga nagu hoolikas ja teadsid, ja siis mulle visatakse 46 no kuulge, ma ei tea, ma olin ikka päris solvunud. Ma lihtsalt hakkangi lihtsalt suvaliselt nagu järsult pidulen vaatama, mis saab, et kas siis tulles tagasi korra teema alguse juurde, et preemiaks, kas neid preemiaid on mingisuguseid veel ei ole öeldud, nad on rääginud, nad hakkab preemiaid saama, see oli nüüd esimene, nad ei ole öelnud, kas on plaanis midagi veel tuua. Just, et kas lisaks preemial on ka mingisugused karistused, eks ole? Oligi see, et nad võivad hakata et kui sa ikkagi väga hullu paned, ma arvan, et seal seda, kui sa näiteks, ma ei tea, linnas üle mingi kiiruse kogu aeg 7 või 90, seda nad mõõtsid juba parem, seda nad võivad sul siis, juba enne seda juhiskoori oli neil võimalus seda teada saada ja siis sulle teada anda. Ma küsisin ühe eelmise loo puhul ka, et kunagi nagu oli jutt, kas nemad või Citybee, et on autodes ka mingid kaamerad, muidugi mitte sind ei vaata, vaid ettepoole, aga hetkel mulle öeldi, et Bolti autodes kaameraid ei ole, nii et ma ei saa ka nagu vaidlustada selles mõttes, kuulge, vaatame selle olukorra üle ja ma arvan, et neil ei ole ka ressurssi hakata seda juhiskoori nagu vaidlustajatega kõigi nendega tegema, aga ma Bolt Drive, teie väga andunud kliendina, ma olen solvunud. Nii et tehke selle teadmisega, mis te tahate. Nii, kas sul on midagi positiivsemat? Jaa, mul oli sellel nädalal 2 positiivset elamust järjest. Ja mõlemad on seotud sama teemaga, et mul oli vaja liigutada oma hobiautosid. Kõigepealt Toyota MR2 panin käima ja seda olen ma teinud nüüd igal kevadel aastast, kas äkki 2007. Ja selles mõttes on see Toyota üks täiesti imeauto, et mõni aasta mul on ka liikumine nagu väga väheks jäänud niimoodi, et ma olen selle autoga sõitnud võib-olla 500 kilomeetrit, eks ole. Ja siis ta on praktiliselt, et 2 aastat järjest seisnud või iga kevad. Pane ühend aku klemm ära ja pane käima, ja ta käib nagu esimesest pöördest täiesti puhtalt, nii et kas akud kuidagi ekstra? Mul on tavaline värk on see, et sõltub aastast, et kus ta mul seisab, aga kui ta mul õues seisab külma käes, siis ma võtan aku maha ja viin ta garaaži. Ja kui ta on mul garaažis, siis ma võtan lihtsalt aku klemmi maha. Ja on alati nagu hästi olnud sellega. Ja teine... Aga korraks Toyota, aga kõigi nende aastate jooksul kas mingid probleemid ikka olnud. Ma ei mõtle tavahooldus, vaid see, et sul olid ikkagi, mis nüüd juhtus? Tüüpiline asi, või mis tüüpiline asi, aga üks kord on olnud see, et ikkagi tagapidurid jäid kinni. Olen küll piduri vedeliku vahetanud ja üritanud sõita vahel ka ikka niimoodi, et pidurid tööd saavad, aga lõpuks nüüd peaaegu, eks ole, juba ligi 20 aasta jooksul, siis üks kevad oli küll see, et tagapidurid pidi lisaks hooldama. Aga muid hädasid ei ole olnud, jah. Nii, ja siis teine asi oli Audi tuli käima panna. Audi hea üllatus oli see, et ma olin ikkagi taibanud, esimene hea üllatus oli siis see, et ma olin taibanud kütusepaagi täis panna. Et sügisel odava kütusega ja Audisse läheb paagi suurus on 80 liitrit, nii et oli hea meel, et seal on olnud pool paaki, 3 paaki, aga paagis on vähemalt 80 liitrit praegu head bensiini. Ja samamoodi elas talve kus kaugemal garaažis, ma teda talvel vaatamas ei käinudki. Elas ilusti üle ja läks kenasti käima ja sõitis ka väga kenasti. Nii vähe, kui ma sõitsin, aga toimis ilusti. Kuna enamasti, eks ju, seda mingit biolisandi teemat väga meil päevakorras ei ole, pool aastat seisev auto on vist okei, või sa paned mingit lisandit ka enne talve ja lased korraks läbi ma kasutan, kui auto seisma jääb, siis ma ikkagi panen ilma biolisandita kütusse nagu või kus sa tead? 98 peaks olema kõik. Okei, selles mõttes, et sul just, et lased korra need torustikku niimoodi seda... Jah, et siis nagu ei ole küsimusi. Ja siis muidugi tore uudis oli see, et korraks pidin Audi tänavale jätma. Ise olin toas, vaatasin aknast välja, siis kõik, peaaegu kõik, kes mööda läksid, et seisma ja vaatasid ja pildistasid. Sul on see ilus, et see on hästi siuke nagu elevandiluu tooni, aga veel sügav sädelus ja... Siuke pärli värvi valge. Oled sa pidanud
värviparandusi, on seal midagi oleks vaja? Sest vaata, kohe jälle saan siin reklaamida meie portaali Autogeeniuses ja ka Autolehes viimases kirjutasime väga huvitav lugu Elmar Otsalt oli nende moodsa aja autovärvide kohta, kõik need Mazda, Soul, Crystal Red, kõik mattvärvid, mis võivad täiesti erinevad olla eri markidel, kui keeruline seda on parandada, linnusitt, märksõna, minge lugege, aga sinu auto on ju päris vana ja tal on ka selline väga, väga omapärane värvitoon. Ja, kui ma selle ostsin, siis ma isegi uurisin selle kohta, et mis värv see on ja kuidas ja siis info, mis mul nagu foorumitest kohale jõudis, oligi see tegelikult, et kui selle autoga nagu peaks midagi juhtuma, siis nagu päris nagu õiget tooni tabada niimoodi, et midagi näha ei ole, et selleks peab väga kõva spetsialist olema, et seda autot ilusti värvida. Aga praegu on tui-tui-tui, on mu auto värvkatte on küll ilus, et ei ole mingit muret. Okay. Et see nagu ilmselt oleks selline, et küllap, ega seal loos oli ka, et margi esinduse spetsialist ikka saavad hakkama, lihtsalt küsimus on jah, et see, et kui kallis ja... Nii, selge. Räägime kütusest edasi, et me tegime siin siis, kui kütus oli veel 2 euro, oligi diisel isegi, vist rekord oli 2,3, mida me nägime, mis on sisuliselt euro sellest, mis ta oli nagu siin mõned kuud tagasi kuskil, kui õnnestus mingi soodus ajal saada 1,3-ga. Aga siiski, tasub ette mõelda ja keegi on väsinud sellest pidevast mõtlemisest, et see kütuse kulu peale ja elektriauto ei ole veel lahendus, mis kindlasti paljudel ei ole, siis me valisime välja 10 vist oli, tegelikult 9, sest see 10 oli seal. Või oli 11 oli ekstra, millest ka siis korraks räägime. Autot, mitte nüüd nagu konkreetset kõigi puhul, vaid pigem nagu mootor, mida tihti autofirma paneb ju mitmesse eri mudelisse, mis võiks olla see, mis sind, et sa oled vähemalt võitjate poolel, isegi kui kütuse hind on väga kallis. Mis see võis olla, umbes 10-15 aastat tagasi hakkasid järsku kõik tegema hästi oma autode ökoversioone ja esimene auto, mille me siin loos välja toome, ongi Volkswagen Golfi 1,6 liitrise diisli, mis on niigi väga ökonoomne auto, eks ole. Selle siis Blue Emotion versioon, mis siis tehti igalt poolt lihviti seda veel ökonoomsemaks ühesõnaga kõikide võimalustega, mis siis leiti. Aga need võimalused võivad tähendada ka mingit, nagu tänapäeval ikka on see, et kui mingi asi on hästi ökoks aetud, siis see võib tuua palju probleeme millegi muuga. Et selles mõttes, kas ta on nagu, ma saan aru, et mingid Volkswageni, eks ju, diislid on suht pommikindlad, kas Blue Motionil võib olla mingeid asju seal, et mis teistpidi sulle nagu kätte maksab? Seal üldiselt need on kõik nagu piisavalt väikesed asjad, et nad nagu midagi väga põhimõttelist ei muutud. Natukene aerodünaamikat, eks ole, natukene käiguülekandeid, teistsugused rehvid, sellised asjad. Okei. Ja nüüd seda ees pandi Passatile ja teistele autodele ka? Ja 1,6 liitris diislit oli nagu väga paljudel autodel ja oma ökoversioonid siis sellest omakorda tegid Škoda ja teised tegid ka samamoodi. Et see on siis... Siin näiteks on meil toodud Volkswagen Golf 2013 kuni 2019, et kui te nüüd Golf 7 siis. Ja Golf 7, et sealt ajastust, see on Golfi puhul hinnad 6000-st 15 000-ni, nii et nagu valikut on palju, olenevalt siis, eks ju, läbisõidust kõigest, et see on ka nagu soodne osta, pigem soodne osta. Ja see on küll see, et tehas näitas tol hetkel selle auto keskmist või kütusekulu 3 liitrit kuni 3,8 liitrit 100 kilomeetri kohta. 3,2 keskmist, eks ole. Ja tõenäoline on alla 5 saada. Jah, seda kindlasti, aga see on jah, et tol ajal mõõdeti NEDC tsüklis seda, mis ei olnud üldsegi realistlik. Et see 3,2 on, seda keskmist ei saavuta mitte kuidagi, aga väga ökonoomne on see auto igal juhul siin palju ökonoomsemaid ei leiagi, ma arvan. Järgmine, mis meil siin on näiteks Honda Jazz. Honda Jazz on päris väike auto, kuigi üllatavalt ruumikas. Ta on oma mõõdu kohta on hästi praktiline auto ja seda on nüüd nii bensiinimootoriga kui bensiinimootoriga hübriidina. Hübriid on muidugi eriti ökonoomne, aga seda liigub vähe. Ja samamoodi tegelikult võib vaadata sama ajastu teisi Honda hübriide ka, et seal oli ju Insight oli, eks ole, ja Civicut oli hübriidina. Ja et
kui eelistada diislile bensiini, siis kindlasti on see üks auto, mida vaadata. Just, ja need on ka päris odavas hinnaklass, 3000 kuni 7000 eurot. No järgnevad samamoodi ikkagi hübriidid ja diislid, et eriti Euroopa väike diisel, siin on meil näiteks toodud Peugeot 308, aga sama 1,6 liitrist diislit, siis pandi samamoodi teistele PS autodele. Ja Berlingo, mul ju see legendaarne lugu, mida ma ka räägin alati, mul oli ainuke põhimõtteliselt uus auto, mille ma olen elus ostnud niimoodi salongist peaaegu, ta oli küll demokas, oli vist 2011 või millalgi Citroen C4 Picasso, 5-kohaline, mitte Grand Picasso, see sama diisliga. Ja ma sõitsin sellega ükskord Viljandisse niimoodi üksinda normaalselt ökotades, aga mõistlikult, et ikkagi maanteel 96-ga. Ja mul selle kütusekulu tuli 3,8, mis on see oli suur pereauto. Nagu... Ja vaata praegu kuuled ja näed ja teised ajakirjanikudki sõidavad ja teinekord kiidavad, et oi, et ainult 5,5 liitrit oli kütusekulu. Võtta 10-15 aastat tagasi, võtta isegi 20 aastat tagasi. Ammu olid autod, mis sõidavad palju vähemaga tegelikult. Just. Mis siis on? Mass on suuremaks läinud ja vidinaid on rohkem peal. Ja lisaks on paljus ka see, et ega need uued mootorid, millel kõik need heitgaasiseadmed, puhastusseadmed peal on, see keerukus võtab nagu oma osa sealt. Üks huvitav auto, mis siin on sees, on näiteks Mazda 3, ka samuti 2013-2019, sest sellel on 2-liitrine bensiinimootor. Ja, vaata, see on nagu huvitav lugu, et üldiselt ju eeldatakse, et kui on suur mootor, eks, ja veel vabalt hingav bensiinimootor tundub nagu vana kool, et see ei saa ju nagu ökonoomne olla. Aga Mazda tegi selle oma SkyActiv tehnoloogiaga, tegi, ma ütleks, nagu tõelist imet, eriti bensiinimootoritega, mis lisaks sellele, et nad on suured, nad ei pruugi olla väga võimsad, aga vabalt hingavad ja nad on tõesti väga ökonoomsed ja lisaks on nad ka väga töökindlad, et erinevalt diislist, aga bensiinimootoriga need moodsad Mazdad on väga head. Et mul on endal olnud peres mitu sellist ja Mazda 6 2-liitrine sama mootoriga, siis millest siin jutt on, küll võimsamas versioonis ja käsikastiga, maanteel 5 liitrit sajale sõita ei olnud mingi kunstük. Okei. Siin lõpus on veel jälle, nagu öeldud, hübriidid natuke kallim, Toyota Camry. Jah, Toyota hübriidid on palju aastaid olnud juba, eriti linnas sõitis on nagu väga, ütleme, et bensiinimootoriga ökonoomsemalt ei saa, et... Ja siis on huvitav me olemegi erinevaid nagu hinna ja autoklasse vaadanud, et muidu võiks ju tuua kõik lihtsalt hästi väiksed hübriidid ja olekski lugu valmis, aga kõik ju nendega sõita ei saa või ei taha. Audi Q7, see on siis see teine põlvkond alates 2015, mis põhimõtteliselt on tootmises siiani. 3-liitrine diisel, väidetavalt, jällegi see on küll NETS-i järgi maanteel keskmine 5,7. Ja samas auto teeb 100 kilomeetrini tunnis, läheb 6,3 sekundiga ja kaalub ka. No ikka palju. Et siin on ka reaalne elu ja see tehase lubatud päris kokku ei lähe, aga arvestades auto massi ja võimsust saab sellega ökonoomselt sõita küll. No ja siis lõpuks see ekstra auto, mis oli, et võib-olla päris kõigile ei sobi, sest ta maksab üle 100 000 euro küll, aga võtab ta 0,9 liitrit 100 diislit ja tegemist ei ole nagu pistikhübriidiga, mille numbrid meil tänapäeval on ju kõik ametlikult nagu 1,0 ja 1,5. See on Volkswagen XL1, et kes tahab siis omale üle 100 000 eurost Volkswagenit, mis auto see on? Näeb välja nagu tõeline ideeauto, aga seda reaalselt saigi osta ja aastal 2014 siis ta maksis üle 100 000 euro ja 2014 ja siis praegu maksab sama palju. Neid tehti 200 autot. See on vist kas 2-kohaline. Näeb välja natuke nagu need autod, mis sõidavad päikeseautode võidusõite. Üli siuke voolujooneline, aga 2-silindrilise diisli ja väikese elektrimootoriga. Ja see kaalus 800 kilo, mis on tegelikult üllatavalt palju. Võiks olla nagu vähem, eks? Võiks just, et kui sa mõtled tänapäeval, siin üritatakse ju
ma ei tea, tundub, võib-olla 800 ongi mingi piir, et kust alla mille on ikkagi ükskõik, kas sa teed nagu Lotose liised, teed sa mingit eks see on ka see asi, et saaks ju teha kergem, aga seegi auto pidi vastama kõiksugu normidele ja ohutusnõuetele. Jah, nii et kui tahad sõita alla liitri sajale, siis ostke omale Volkswagen XL1. Aga siit me lähme edasi järgmise ka mõneti ikkagi ökosõidu teemaga ja teemaks on LPG. Ehk siis me nüüd ei ole mitte need LPG-d, mis siis pärast autodele järel paigaldatakse, väga paljud Eestis nendeks sõidavad, mis ka tegelikult on väga okeid, ma tean, et ka RAM 1500, me oleme sellega palju sõitnud ja enamik sealt salongist väljuvad ikkagi uuena, ka juba niimoodi, et neil on nagu Eestis LPG seade peale pandud. Suure mootoriga Ameerika autod eriti, aga teised suure bensiinimootoriga autod, neile pannakse siiamaani, paigaldatakse paljusid LPG seadet ja see on hea asi neile. Aga meil Margusega on siin nüüd viimase 6 aja jooksul õnnestunud sõita 3 erineva Daciaga, sest Dacia on ainuke tootja, kes paneb põhimõtteliselt tehasest, tuleb sul auto juba LPG seadmega. Renault vist mingitel turgudel ja ma ei tea, kas meil, aga... Meil vist mitte. Aga Renault, aga sama grupp, eks ole. Ja oleme neid nüüd Daciaid nüüd proovinud 3 erinevat, et mina sõitsin Bixteriga. Aga mis seal veel oli, kas oli automaat, nelikvedu, kõik see? Oligi, kõik täiskomplekt. Just, ja mul oli Duster kõigepealt samuti nelikvedu, automaat, lisaks veel hübriid, ja siis nüüd viimane mul oli Dacia Sandero, mis on siis lihtsalt LPG ja automaatkastiga. Et mis me siin väga pikalt võib-olla ei saagi, et kui me nüüd arvutasime selle kütuse ekvivalendiks, ehk et kõigepealt arvutad, kui palju sul läks 100 kilomeetri hind tuleb ja mis selle raha eest kütust oleks pidanud ostma, jällegi kütusind madalam, ühesõnaga Sandero, mis on siis, mis oli Eesti kõige odavam auto, siis see prooviversioon oli kõige kallim versioon. Eesti kõige odavama auto kõige kallim versioon. Jah, et kui Sandero algab seal umbes 16 000 eurost, siis see, millega mina sõitsin, oli Sandero Stepway Extreme LPG automaat. Tippvarustus, isegi värv oli eriline võetud ja sellise hinnaga on ta 23 000 eurot, nii et ikkagi 7 000 kallim. Sõitsin sellega peamiselt maanteesõitu, aga sinna sisse kuulus ka kiirtee, kõik ja keskmiseks LPG kuluks tuli minul 7 liitrit 100-le ja LPG hind on praegu mingi 0,9 arvutad ja hinnavahe 95-ga võrreldes on peaaegu et pool. Ja mul tuli siis selleks, kui mitu liitrit bensu 100-le võtaks, Sanderol tuli umbes veits alla 4, kas 3,6 või 3,7. Mina sõitsin Bixteriga ja seal selge on see, et LPG-d ikkagi kulub rohkem. Et rahulikul maanteesõidul, kui Bixter muidu sai hakkama selline 6 liitriga, veidikene alla, siis gaasiga sõites oli 8 liitrit ja kiirteel, kus 120-130 alas, siis kulu tõusis 9 liitri peale, et mis on iseenesest nagu päris õudne vaadata tänapäevasel autol, eks ole, et 9 liitrit 100 kilomeetri kohta. Aga jah, kui sa arvutad ta nüüd ümber bensiinihinnaga, siis on ikkagi odav sõita. Jah, ja Duster oli seal nende 2 vahel, minul see Dusteri sõit, arvestage 4x4, siis on meil seal hübriidsüsteem peal, et eks ta on ikka raskem auto, oli 8,3 liitrit seda LPG-d, mis teeb siis mingi 4,1 vist tegi kütuse ekvivalendiks, nii et ta ikkagi päris oluliselt, või rääkida siin ökoautodest, et kui sul on auto, mis sõidab alla 4 liitri 100-le bensu mõttes, siis see on ju päris ökonoomne auto. No, muidugi. Hübriididki ei saa tihti, enamik Toyota hübriide nagu... Reaalses elus, jah, sõltub kuidas sa kasutad ja kus kasutad, aga niisama lihtsalt ta ei tule. Et ja teine asi, et kui tankida ei viitsi tihti, siis sul on bensiinipaak ja LPG-paak, eks ole, et sõiduulatus läheb Bixteril küll korralikult üle 1000 kilomeetri. Jah, Dusteril näiteks ka, ma arvutasin 1100 ja Sanderol oli vist umbes ka üle 1000 kildised järjest sõita.
aga Daciast, nende LPG autodest ja paljust muust põnevast, mis selle margiga nagu kaasas käib, saate lugeda nüüd mai lõpus ilmuvast ekstranumbrist, kus tuleb Dacia margi pikk lugu. Jaa, igas ekstras, kes ei ole märganud, kindlasti olete, on niisugune põhjalikum ülevaade mõnest margist ja seekord siis tõmbas nii-öelda lühikese tiku tõmbas Margus meil toimetuses, kes pidi selle rubriigi võtma ja me valisime autoks talle Dacia. Ja põhjus on väga lihtne tegelikult, et miks Dacia, et Dacial täitub selle aastal 60 aastat. Siis eile ta siin nagu tundus, et natuke nagu vaevles, et kui sa lähed pilte, siis ta ütles, et Dacia toodeti põhimõtteliselt enne seda, kui Dacia meil kuulsaks sai nende esimeste Loganitega nullindatel, siis ta ütles, et umbes 2 mudelit, et me justkui nagu arvasime, et seal taustal seal Rumeenias käis hirmus Dacia tootmine nagu aastakümneid, selgus, mis sa ütlesid, 2 mudelit. 2 vana mudelit ja siis moodsal ajal 90-ndal tehti nagu põhimõtteliselt 2 sükest juurde, mida keegi ei ostnud. Aga siis kuidagi õhtupoole tuli juba Marguselt sõnum, pagan, ma pole ammu nii põnev, pole mingit huvitavat lugu teha olnud, et kohe nagu hea on teha. Mis sa sealt siis, mida sa seal välja kaevasid, mingid Ceausescu, diktaator Ceausescu, mingeid saladusi Daciaga või mis seal? Tegelikult, ma teadsin Dacia lugu, teadsin küllalt hästi siis alates Loganist, eks ole. Aga esiteks see varasem ajalugu on tal hästi huvitav ja lisaks meil on selle looses palju nagu eraldi nagu tükke, et vali nüüd välja kõige paremad Daciad, eks ole, siis kõige olulisemad Daciad, siis mingid huvitavad faktid. Yeah. Ja siis neid asju tuleb lõpuks nii palju, et sul ongi endal huvitav ja siis pead otsustama, eks ole, et mida sa siis nagu lugejale kirjutad, et sul valiku võimalust. Mudelite, vaata, kui mina tegin muidugi ükskord sama rubriiki Alfa Romeo kohta, siis ma hakkan 30-ndaks ja siis ma pean siin kurudega veel arutama, et kuule, et ma paneks selle sisse ja siis mõni kolleeg mul ütleb, et kuule, alloo, ja selle jätad välja või mingi 2600, see jätad välja, jah, mina ei huvita. Selle koha pealt oleks mõnda teist marki palju lihtsam teha, sest Dacial reaalselt ongi neid mudeleid nagu läbi ajaloo nii vähe tehtud, et vali sealt need 6 parimat välja. Aga jah, see oli tore lugu kirjutada ja ma loodan, et on tore ka lugeda. Jah, nii et mai lõpus ilmub kindlasti ka autogeeniuses, aga üldiselt jah, et veel see LPG Daciatest, et Sandero puhul seda ei olnud, ma ei tundnud üldse, sest ta ei pidanudki ümber vahetama, lihtsalt Dusteri puhul, et kuna seal vahel oli ka see hübriidsüsteem ja seal vahel on ka see start-stop-süsteem, mida ma muidugi Sanderol ka kogu aeg välja lülitasin, et siis kohati sa ikkagi tunned, et need süsteemid, mitte et nad üksteisega koos ei suuda toimida, aga sa tunned seda, kui vahetub kas hübriidi pealt mootori peale, need nagu jõnksud ja siuke rabedus. Just, ta ongi natukene on see süsteem, kõik on rabe, et eriti kui sa tahad natukene kiiremini sõita ja teha neid asju, mida Bolti roolis ei lubata teha. Sõiduskoor on kohe hästi halb. Et kui sa nagu hästi sujuvalt ja tasakesi sõidad, siis ta on okei, aga ikkagi seda rabedust teinekord lööb välja, mida praegusel ajal nagu väga paljudes või peaaegu et üldse ei kohtagi enam. Jah, see, mis meid siin vist olid, kui üks aasta autode valimist, ma mäletan kumb ja siin oli toodud see Bigsteri 1-liitrine manuaalhübriid, mitte 4, ühesõnaga ja LPG-d ka ei olnud ja seal oli see, et kui sa unustasid seal start-stopi välja võtta, siis sa võid ristmikul mõnikord päris lolli olukorda jääda, et kus ta nagu, selles mõttes nagu võetud gaasi, läheb roheliseks, siis see auto korraks nagu, nii, mootor mul seisab nii, ma panen mootori käima, nii, nüüd on see, kas ma lähen elektriga, kas ma lähen nagu mootoriga minema. Siis on see siduri ja käigukangi koostöö oli seal üsna käsine, eks ole, et kokku oli niisugune, tahtis auto tähelepanu saada, et temaga normaalselt sõita saaks. Aga see ongi see hind, et kui sa odat autot, siis seal ilmselt nagu aastaid ei tegeleta kogu selle süsteemi rafineerimisega, et see oleks sujuv ja üli. Las ta teeb siis väikse nagu nõksatuse sellel hetkel, kui ümber vahetab. Aga Sandero, kui sa lülitad selle start-stopi sisse, ma tõesti, ma käisin sellega jälle Tartus, jälle, kui inimene, sorry, et see ei ole, Dacia ei ole meil, minu arust Dacia osta isegi reklaami meile, mina ei tea. Tegime kriitikat ka, nii et võid ei, lihtsalt see, et nagu tõesti ma ei leidnud selles Sanderos nagu vigu. Midagi tõsist ühesõnaga. Midagi tõsist ja selline, et kuulge, et ostaks endale küll, aga sellise asjaga ma ei suudaks koos elada.
ma kirjutasin sellest ka eraldi jälle arvamusloo, mis puudutab Bluetoothi, et eriti on mul probleeme Dacia Renault grupi autode Bluetoothiga, sest ilmselt tarkvara, mis seal taga jookseb, on ju kõigil sama. Seda kuulsin hiljuti ka Smith & Sniffi podcastis, kuidas Richard Porteril ka aeg-ajalt lihtsalt nagu, ta lihtsalt on Dacia Spring, telefon kuidagi kaob jälle, kaotab ühenduse ära, kõik jookseb kokku, siis ta peab jälle seisma jääma, et saaks seal Bluetoothi käima. Mul on see, et mingid autod ja need, et see Android auto on seal olemas, aga see andmepaketid, mis siis telefoni ja auto vahel millegipärast jooksma, on sellised, et põhimõtteliselt mu telefon läheb kooma. Et mul ei ole telefoni võimalik kasutada ja kui nüüd mõtled, no sul ei olegi roolis vaja kasutada, aga kui ma seisan, võib-olla keegi mu kõrval tahab valida. Või sa tahad kas või Waze'i kasutada. Waze'i kasutada, Waze oleks ju mul, ütleme, juba jookseb Android autoga ekraanil, aga mul on inimene kõrval, ta tahab Spotify'st muusikut panna, mingit pilti on vaja teha, mõnikord ma seisan niimoodi, et ma pildistan autot, mul on auto, ta on see Bluetoothiga ühendatud, ma lähen ise autost välja, ma teen autost pilte, see auto käib ja mul ei ava seda kaamerat sellepärast, et telefon on nii kooma jooksnud. Ja see on küll üks probleem, aga muus mõttes, et mul oli autos 2 väga suure kasulist inimest kaasas ja ka nemad mahtusid ära. Et see Sandero, eriti see oli ilus kollast värvi ka. Nagu... Sandero, see uue põlvkonna auto, nagu iga kord, kui ma sellega sõitnud olen, ta on nagu mind üllatanud, et ta on hoopis rohkem, kui sellest autost arvata võiks. Absoluutselt, nagu täiesti, jah, muidugi see ukseplastik on täiesti kõva, kõige siukse odavam. Ega sa ei saa, Nobel-autot sa ei saa, aga samas armatuurlaua peal on mingid ilusaid, ja me tegime ju eelmine aasta, oli see eelmine aasta? Nii ma pillasin telefoni maha. Tegime Eesti odavamate autode võrdlustesti ja seal oli ka küsimust, et Sanderot ainult kiitsime. Nii et aru saada. Ja tegemist on Euroopa kõige müüdavam autoga. Jah, just, 10 aastat järjest. Et kui me Eestis võime mingid müüginumbrid, seal vist on mingi re-eksport, Euroopas ma eeldan, et ei tehta re-eksporti, et kõik siis lähevad Aafrikasse edasi, et Renault selle telefoni ühenduse kohta mul on üks huvitav tähelepanek. Daciaga nüüd seda ei olnud, aga Renaultega mul on Apple'i telefon ja see juhtmevaba laadija. Iga kord, kui ma panen oma telefoni Renault's juhtmevaba laadija peale, siis mulle aktiveerub pangakaart. Okay. Esimene kord vaatasin, et ongi, et ma ei tea, kas ta tahab kohe sisse makset ära teha. Sisesta PIN või pane sõrmejälg ja paneme see uue Dacias töösse. Just. Ja teine on neil see, mida me oleme sinuga korduvalt sõites ka seal Renault'e puhul, et ta lihtsalt mingi hetk volüüminupud ei tööta. Ja siis sa pead minema kuskilt tõmbama ekraanis, kui sa leiad selle soundi menüüst kuskilt sealt volüümi, siis saad muuta. Muidu oli põhimõtteliselt lihtsalt, mis iganes tasemel ta sellel hetkel oli, kui ta otsustas koostöö lõpetada, selle tasemele ta jäi. Kusjuures viimati ma sõitsin, eks ole, Clioga nüüd, siis sellel ma sellist probleemi ei avastanud, aga nüüd sa võtad ka selle auto. Ja, et meil on Clio pikemat aega, nii et neil on vigu, aga lihtsalt selle raha eest, et Nii, kuule, aga räägime ju meil saataeg jookseb kiiresti mõned teemad veel üle. Kas tahaksid rääkida, kui me mõneti oleme ökoautode peal, siis elektriautoga ikkagi võtame sisse ja selle elektriauto nimi on Xiaopeng, ehk siis ütleme lihtsalt Xpeng, kuigi tegelikult on vist Xiaopeng, +7. B7 pluss. B7 pluss, nii, võt. Vähesega nüüd on see auto Eestis ka müügil. Xpeng, Xiaopeng on, eks ole, varem on ka paari mudeliga olnud, aga see on täiesti uus 5,1 meetri pikkune luukpära, mis näeb jumala kihvt välja. Okei, 5,1, see on ju see on Audi A6, pikemgi kui Audi A6. Ja see, nad ise muidugi räägivad, et nad on mitte autotootja, aga tehnoloogiafirma, kes siis otsustas AI ja kõik need muud moodsad sõnad. Sellega sa muidugi tormad kõigi autofännide südamesse selle jutuga, et sa ei ole autotootja. Nad alustavad sellest, et me ei ole autotootja, me oleme hoopis midagi muud, aga nüüd me otsustasime, et me toome selle kõik muu, toome nüüd automaailma ja teeme midagi teistmoodi hästi ägedat. No ongi, selle autol ongi palju ägedaid asju. Üks on see, kuidas ta välja näeb. Teine on laadimisvõimsus on kuni 446 kilovatti. Ehk, et seda meil näidati seal ka mingites laadijates, kui me käisime, et 350 kilovatti läks seal kõikide
peaaegu et kõikidesse autodesse nagu hetkega sisse, et ta laeb tõesti kiirlaadijas väga kiiresti, kui sul siuke laadi on võtta. Ruumikas, ilus, ülivaikne, palju varustust, üldiselt mõtleks, et üldises mõttes nagu ühelgi Euroopa tootjal ma arvan, ei oleks häbi sellise auto üle, et kihvt auto. Küll aga nii. Ma läksin ikka konkreetselt äritusin selle pärast, et nad räägivad kõik see AI ja intuitiivne ja istud sisse ja tunned ennast nagu kodus ja hakkad sõitma ja kõik on nii imeline ja siis need Hiina mehed räägivad sulle, kui imeline see on. Ja siis istud sinna autosse ja sa ei leia pooli asju ülesse. Ma olen ju need Hiina autosid näppinud palju, eks ole. Ja ikka ma ei leia kõik asju ülesse sealt. Et see kasutaja, ongi, et jälle ekraanid, minimaalselt nuppe ja kui sa seda autot konkreetselt ei tunne, siis sa, hotelli ees seisin, ootasin midagi, tulid järjest ajakirjanikud ja kõik tead kirusid, et ma ei leidnud seda üles, ma ei saanud sellega hakkama, kas selle autol see on olemas. Ja siis üks õhtul üks Läti ajakirjanik tõi hea näite, et teate, et see auto on nagu naisterahva ridikül. Seal on kõik asjad olemas, kõik, aga mine otsi, mine leia üles, vaat seda ei saa. Et jah. Et ma saan aru, et see intuitiivne ja kõik ongi, see on selline turundussõna, et sa pead seda ütlema, sest kui sa ütled, et see auto on absoluutselt mitte intuitiivne ja kõik on hästi, siis ei müü seda autot. Ilmselt see on sellele põlvkonnale, kellel on nutikodu, kelle telefon on ühendatud tema arvutiga ja tema arvuti on ühendatud tema koduga ja kodu on ühendatud autoga mingi sellist tüüpi inimesele, kelle jaoks isegi kui ta kohe ei leia, siis tema jaoks on see seiklus. Jah, et see tema jaoks on nagu okei. See on siin nii, aga päris huvitav, aga okei, selle leiab siit, et ta ei ole üldse, ta ei lähe nagu närvi selle peale, vaid see on tema iga päev. Jah, aga see tähendab seda, et sa, kui sa nagu selle autoga alustad, siis on ikkagi mingid olulised funktsioonid on nii ära peidetud, et sa pead seal reaalselt aega võtma selle auto endale selgeks tegema, sest muidu on ta lihtsalt ohtlik. Ongi liikluses, nagu meile need autod kätte antakse, et võti ja mine ja keegi ei räägi sulle, kuidas need asjad seal käivad. Siis kui sa nagu alguses nagu natukene sellega ei tutvu, siis sul jäävad kõik asjad tegemata või sa sõidad, ma ei tea, äärekivisse. Hästi kiire võimas seda ka muidugi. Ja, on 3 versiooni, mitu eri akut ja kõige... jah, kui sõiduulatus, mis tal sõiduulatus ametlik on? Kui suures sellega on nüüd niimoodi, et 60 kilovatt-tunni akuga algab 455 kilomeetrit sõiduulatust, siis on 73 kilovatt-tundi akuga nelikveoline, kõigepealt tagaveoline, millel on kõige suurem sõiduulatus, 530 kilomeetrit, mis ei ole nagu tegelikult tänases mõistes enam nagu midagi väga erilist. Aga nad ütlevadki, et et kuna ta on ökonoomne, kuna ta laeb kiiresti, siis pigem hoiame natuke hinda madalamal ja natuke väiksem aku. Ja lisaks on nelikveoline suurakuga, mille sõidulatus on 500 kilomeetrit, aga see on tohutult võimas ka, et kas ta oleks üle 300 kilovatti oli tal võimsust või hästi kiire võimas auto ühesõnaga. Ja hind? Umbes? Ta algas 46 000 eurost, mis nagu selle auto eest ei ole kindlasti väga okei. Kui me vaatame tehnoloogiat, suurust, ruumi, mahutavust, siis tal nagu reaalselt selles hinnas konkurenti ei ole. Mis ta see on? Volkswagen ID7 võiks olla konkurent, eks ju? Nad räägivad ka Tesladest, aga ID7 on kindlasti üks konkurent. Tesladest on Model S ja enam ei ole, lihtsalt Model 3 on nagu palju väiksem. Eks ole, ja siis 46 000 hind algab, suuraku on 49 000 ja nelikveoline on siis ja see võimas versioon on natuke üle 54 000 euro. Ja on hea hind küll, jah? 46 000 euro eest ja kes on suurakuga versioon 49 000, et sa saad ikka palju head, ütleme palju autot vastu, millel on palju häid omadusi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.